Liina Ült rääkimas siis kogukonna edendamisest, ole hea. Kas slaidid? Mul ei ole slaide, ma lihtsalt räägin oma võib-olla kogemusest, veidi endast, annan mingi debatsioone edasi, et üritan aega ka tagasi rääkida, et olen suht niuke efektiivist peale vaatama, kuidas see mul õnnestub. Ja mis mul nii väga rääkida ongi, et kuidas siis aktiveerida ja kaasata võib-olla kogukonda, et minust nagu nii hästi eelkõneleja siin käis läbi selline vastus sulle, et ei, ma ei hakka veini tootma, sest mu kirg on mullijook. Et see on nagu nii hästi öeldud, et kui sa teed midagi kirega või sa teed tegevusi, mis sulle meeldivad, siis reeglina see õnnestub palju paremini, kui sulle pannakse mingi roll, kohustus, et palun tee, on ju, aga see ei ole kuidagi sinu, et siis on hästi keeruline. Ja et küsimus, et kuidas läheb, et minult hästi palju küsitakse, kuidas sa nii palju jõuad. See on sama naljakas või totter küsimus, kuidas läheb, kuidas sa jõuad nii palju, ma ei tea, ma ei teegi nagu midagi, mis ma siis nii väga teen, ja nüüd ma nagu eile tõesti võtsin siis hetke, et tänan selle kutse siia rääkima tulla, võtsin hetke, et siis mõelda, et mis ma siis nii väga teen. Ja mis ma siis teen, et ma tegelikult panin kohe siia märksõnad, sest kui ma ise mõtlesin, mis ma nagu teen, siis läksin magama, seda teen ka ju veel. Et ma töötan Telias juba 17 aastat, eks ole, ulme. Ühes ettevõttes, mingi dinosaurus või jäänud kuskile nagu ajarattasse. Tegelikult ei, et siin on see suure ettevõtte nüanss. Ettevõte on muutunud, rollid on muutunud, ettevõtte nimed on muutunud, asukohad on muutunud. Et tegelikult ma tegelikult olen nagu vahetanud, on ju, ettevõtteid. Ja mis ma nagu siin Vormsil teen, et taustast nii palju, et ma olen Vormsiga seotud pea 30 aastat, 27 aastat siin käinud, et viimased 6 aastat ma ütleks, et mu kodu on pigem Vormsil. Et teine kodu on siis Tallinnas, protsentuaalselt olen ma rohkem siin. Ja kui me nüüd räägime siis sellest kogukonnast ja võib-olla mõtetest, ideedest, et kuidas aktiveerida ja arendada, et ma olen siis Husby külast. Meil on selline väike küla, et aastal 2016 saime sinna alles elektri, siis oli seal 1 maja, nüüd on seal 7 maja ja tegelikult on seal veel krundiomanikud, kellega me aktiivselt suhtleme. Ja olen siis MTÜ Husby külaselts MTÜ eestvedaja, siis lisaks külavanem. Mis ma veel Saarel teen? Siis 3 aastat tagasi juba, kui oli koroona, algatasin ma Vormsi liigub sellise kampaania. Juumu Väpis, siis vormsilaste selline väljakutse, nii sammud kui aktiivsusvalem, see toimub üle kuu. Talvel lükkan ma lund, bussijuht olen, siis mul on Husby päkapikumaja, ma olen siis koristaja ja kõik muud rollid, alates siis sellest, et kinnitan aasta aruandeid. Kaitseliit. Olen Kaitseliidu tegevliige, kuulun tankitõrjerühma, olen autojuht seal ja siis me lisaks lõime siin noorterühma, et nüüd 20. august ametlikult astsid noored liikmeks, et käime noortega metsas. Siis retroohvik on mul ka. Ei tulegi nagu meelde, et see sai ka alguse kohvikute päevast, aga tegelikult ta kuidagi läks omasoodu ja just vist sellepärast, et nii äge, lähme teeme. Ja nüüd ma siis toitlustan tegelikult ka päkapikumaja kliente ja sel aastal alustasime ka grupi toitlustusega siis oma koduterassil. Ma ei tea, on veel miskit, millega ma siin tegelen. Ja ma arvangi, et ja siis just oli, et keegi küsis, et oled puhanud juba või millal sul puhkus oli. Ma mõtlesin, et okei, et juuni lõpus oli. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et okei, et töö Telias on ka nii paindlik nii ajas kui kohas, et kui sa teedki nagu asju, mida sa lihtsalt teed, sa ei mõtle nagu, et see ajakulu või et ma pean homme tööle minema, siis sa nagu ei tajugi, et kõik kuidagi on nagu nii sünergiline ja ilmselgelt need asjad ei ime sinust energiat välja, et ma tahangi nüüd kõigest nagu eemalduda ja kuidagi võtta aeg maha.
ja kindlasti ei ole nagu ka minul kõik nii roosiline olnud, et on ka olnud hetki, kus tunnedki, et sa oled väsinud, ei taha teha mingeid asju, lükkad edasi, mis asju me lükkame edasi, neid, mida me nagu ei taha teha, eks ole. Et siis olen ka mina pannud põhimõtteliselt lauale nagu teemad, et millega me siis tegeleme, millega mitte. Et ka võib-olla tööandja juures oma rolli valides, et kui ühel hetkel mingi tööülesanne on väga vastumeelt, et siis sina oled see, on ju, et mul leidsin üks hästi äged, et olen ise enda boss, et tegelikult see ei tähenda nüüd, et ettevõtja, eks ole, aga see, et kui miski imeb sinust energiat välja, siis istu ise endaga maha ja mõtle, mis see siis on, et kas ma saan midagi nagu ümber mängida, vahest ei saa, see on jumala okei. Ja kindlasti ei tähenda ka seda, et see mulle ei meeldi, ma ei tee, on ju, et ma alati laste puhul on ajad, kui kuskile trenni lähevad, et 2 korda reisid ei meeldi. Ei, me käime pool aastat ja siis me räägime sellest, ei ole see, et täna on paha tuju, ei meeldi, ei tee, on ju. Aga ma räägin ikkagi pikaajalisest analüüsist ja et siis, et kuidas need asjad ümber mängida, et tegelikult me ise nagu valime, et kuhu me kuulume, kui hästi me selle end tunneme ja sealt juba lähevad tegelikult muud tegevused edasi. Et aga nüüd Husby külast, et me oleme üks kogukond ja võib-olla koroona oli see aeg, mis meid liitis, me tõesti olime kõik siin, kuskil polnud pinna, me saime kokku. Aga kuidas me alustasime, et me lõime külaseltsi. Ei olnud see, et mina tulin, et teeme külaseltsi, kes tuleb liikmeks. Ei, me istusime kõik maha ja arutlesime, ehk sõnum ongi see võib-olla, et kaasa inimesi, et ära otsusta üksi. Et mõtlesime, et loome külaseltsi, miks me selle loome. Et mis me nagu ära tahame teha. Ja tegelikult, ja siis me panimegi kõik paberile ja protokollisime ja saatsime, et kas me nüüd rääkisime ühte keelt, et kas me tahame niisuguseid tegevusi teha, et mis on selle MTÜ eesmärk on ju, jah, et kas me nagu, teeme selle ära. Ja nüüd läbi selle, kui me selle ära lõime, me oleme päris mitmeid nagu asju teinud, erinevaid traditsioone loonud, siis see asjaajamine ka, et meid on külas ma ei tea, kohad isegi pea 15 inimest, päris suur grupp juba. Ja kui me mingi pundiga midagi nagu otsustame, siis meil on loodud mitu infokanalit, meil on Google Docs, kus on kogu dokumentatsioon, kõik asjad, alati kõikidele nagu kätte saadavad, keegi ei ole infosulus. Meil on oma Facebooki sisemine grupp, meil on Messengeri grupp. Meil on veel loodud niimoodi, et on MTÜ liikmete, kus on ametlikud teemad, pluss küla, kes on reaalselt külas, et viskadki, et kuulge, et me reede õhtul oleme meil, kes tahab uksed avatud, tulge, on ju, et sa alati tead, kus mis toimub ja saab niimoodi kokku. Ehk et see asja ajab see läbipaistvus ja et keegi kuskil midagi ei otsusta. Ja olenemata, et ma olen siis MTÜ nagu eestvedaja või külavanem, et minu jaoks on suht nagu sama roll, et siis ma kaasan inimesi, ma julgen öelda, et ma ei oska seda asja, ma ei tea sellest midagi, et kaasata ja delegeerida, et mis on kellegi tugevused. Et kõik ei pea nagu üksi tegema ja alati võib-olla ka, kui mingisugune roll on laual, et siis nagu mitte nagu mõelda enda peas, minust tead, et Aimar või Ove on nagu parim, on ju. Ei, et laseme ikka nagu üldsuse, et ma arvan, et see niisugune kogukonna hea toimimine ongi see, et keegi kuskil ei otsusta, vaid kõik saavad kaasa rääkida. Ja kui mingi otsus on nagu vastu võetud, eriti kui seal taga on rahanumbrid, et siis alati me infokanalites saadame selle laiali ja ütlemegi, et palun nagu, et nüüd nagu 2 päeva jooksul võika vastu, kui ei sobi. Et mitte nagu seda info vahetamise liiklust ka koormata, et andke nüüd oma nõusolek, on ju, et pigem siis niipidi. Ja mulle tundub nüüd, 3 aastat vist juba oleme toimetanud natuke rohkem, et ei ole nagu sel teemal põrkumisi, et keegi oleks infosulus, kus see info tuli, miks me nii teeme, on ju. Ja tegelikult on nagu kõik kaasa tulnud ja me oleme koos nagu rääkinud, et mis võiks need meie külatraditsioonid olla. Üks on iga kevadsed talgud. Terve küla nagu tuleb, me teeme, me mõtleme, et mida me teeme 2 aastat, me oleme ranna äärt koristanud, et esimene kord läksime väikeste mustade prügikottidega, lõpetasime suure järelkäruga, mis me sealt kõik leidsime, kaasatud paadi. Et see aasta me siis taastasime vana matkaraja Skärnstein kivini
mida osa meie külast polnud mitte kunagi näinudki. Et ja see on see nii mõnus vibe, et noh, et ja kui sa nagu oled nagu jah, et see 2 aastat on sul juba õnnestunud, et siis see nagu elab juba oma soodult, juba ma mõtlen, et noh, et mida võiks järgmine aasta üheskoos teha. Siis on jaanituled, mida me ikkagi alati oma külas paneme lõkke, et meil on ikka kindel koht, kuhu kõik viivad materjalid. Muinastuletöö Jüriööd, need on nüüd lõpped, me oleme mere ääres suunaga Haapsalu poole, et mandri poole, et selles mõttes ta on nagu jah, nagu näha mandri rahvale. Et ja noh, kohvikute päeval me alati oleme osalenud. Et ja siis meil ongi jah, need infokanalid, kus me hõikame nagu välja, et et toimub, on ju. Ja et kõik on nagu vabatahtlikkuse alusel, et kui me midagi nagu kuskil nagu teeme, toimetame, siis me mõistame ja arvestame sellega, et inimesed ongi erinevad, osad ei taha igas asjas kaasas olla, siis seda tuleb ka väärtustada, mitte et noh, et tema nüüd ei tulnud, on ju, või tema nüüd on kuidagi nagu tagaplaanil, et inimestel ongi ka muu elu. Et siis ma nagu ütlen selle peale, et noh, et see on juba nii suur väärtus, kui ta ütleb, et tehke, kui see, et ta sõdib vastu või mingid intriigid. Et nii meil see elukene seal käib. Mis veel? Et jah, et üksi võib-olla sa jõuad kiiremini sihtpunktini, aga mitmekesi tegelikult on ta nagu jätkusuutlikum ja võib-olla laiahaardelisem ja sa jõuad nagu veel rohkem ja veel suuremas mahus ära teha. Ja jah, et võib-olla kogukondade teemal veel, et see võib-olla läheb ettevõtluse nagu rubriiki, et ära karda konkurentsi, et siin väikstel saartel on ju, et mina ka, et pakun nagu bussiteenust ja majutust on ju, et bussiteenus oli olemas, eks ole, ja majutusasutusi on ka, aga mina ise nagu tunnen, et aga ma tulin hoopis millegi muuga välja, ehk et ma rikastan seda teenuse valikut, et see on mitmekesisem, et ilmselgelt jah see, et naabrimehel tuleb mingi idee, ta teeb ja ma teen täpselt sama copy-paste on juba vaatame nüüd, et kuidas, kes selle kliendi sealt väravast kinni püüab, see nagu ei ole okei. Aga see, et buss oli nagu saarel ja minul on ka nüüd buss ja ma olen bussijuht, aga mul on retrobuss. Ja kui ma tunnengi, et kliendid nagu helistavad ja ütlevad, et kui ma ütlen, et teate, et ma tegelikult sel kuupäeval ei saa ja suunan siis nagu selle tavabussi juurde, siis nad tegelikult, ma arvan, 95%, kes minu poole pöörduvad, ongi öelnud, et ei, siis me tuleme oma bussiga üle. Et tegelikult nad tahavad seda nagu retrobussi sõitu, mitte siis nagu bussiteenust. Et see on see, et ja emotsiooni, just on ju, ja see, et ja neid võiks veel nagu saarel olla olemas, minu jaoks, et ta ei ole nagu konkurents, et pigem ma mõtlen nii, on ju suured grupid on 50-60 inimest, mulle on 20 inimest, jumal äge, siis võtan Sweebi wassid juurde, tegelikult võiks veel, et me saame siis nagu üheskoos veel suuremat sihtgruppi teenindada kui mina üksinda, et see on nagu mõte, et mitte nagu karta, et julgustada ja võib-olla selles valguses et tee midagi nagu siis teistsugust või mõttega, et mis siis puudu on. Et majutuseks bussiks, aga et kuidagi teisiti. Vot, te võite vahepeal küsida ka. Kas teil külas selliseid püsiasukaid ka, mis kogu aeg 365 päeva aastas elavad? 2 suitsu. Ülejäänud on siis ikkagi, kes omavad nii-öelda see, kes oma suvekodus. Aga mis peaks tegema või olema, et teist saaks Verno Tuubel, et tahangi saarel elada ja hakkan ise hakkama saama, sissetulek tuleb siit? Ja, et ei selles suhtes ma ei tea, ma nagu elan siin, et lapsed käivad veel Tallinnas koolis, et mees elab mul nagu täitsa siin. Et ma nagu praegu, mis mind takistab, on see laste võib-olla olemasolev sotsiaalvõrgustiku lõhkumine Tallinnas. Et aga ma ei välista, et ma ühel hetkel teen selle otsuse. Mina võiks tulla kohe siia elama, et ma töötan nagu selles mõttes Telias.
ja ma tegin Telias nagu 2 aastat tagasi sellise otsuse ja ettepanuga, et ma soovin osalist koormust, et 0,75 koormus neljapäeva lõunast olema vaba reedeni. Ehk et vaat ühel hetkel oligi, et noh, et ma toon see, et ma ei jõua. Noh, et mul on seda aega vaja, et mul on nii palju muid toredaid asju laual. Ja praegu, mida ma nagu naudin, et need muud toredad asjad, mis ma siin teen, et kui ta on nagu pigem see hobi pool, mitte nagu püsi sisse tuleb, siis ma ei pea nagu nii närviliselt, et noh, et oi, et noh, et palju nüüd see majutuse täituvus on või kui palju bussisõite on või toitlustust, et siis ta on selline fun siis ta on fun, et jah. Aga Val tahab ju lapsi kooli. Ja ma tean. Mul lapsed tahavad ja mul vanem laps käis ka siin nädalakene katsetamas, et talle meeldis, aga jah, see on nagu minu otsus, et kui palju te teete teiste küladega koostööd? Kas see ka õnnestub? Ja Räälbi külaseltsiga tegime esmaabikoolituse on ju ühisprojektina, eks ole. No ma mõtlen. Eks me muid asju ka teinud, laada asju teinud koos ju ja aegade jooksul selles suhtes. Kui hästi õnnestus nii-öelda see teie küla kogukond nii-öelda need omavahel nii-öelda see asi teil toimima panna, et see võrgustik, mis teil on seal tekkinud, et kas see oli nagu raske ülesanne või pigem, et inimesed olid kõik väga altid seda võrgustikku looma ja seda, seesama, see ongi see, et mingisuguse ühistegevusi tegema. Et kas see tuli kuidagi niimoodi loomulikult või seda pidi ikkagi nagu mingit moodi tagant tõukama? Pigem ta võib-olla tuli nagu loomulikult, mingil hetkel võib-olla tuli lihtsalt aega anda, et noh, et lähme liikvele ja siis võib-olla mõned siis nagu muutusid ka aktiivsemaks. Ja meile tulid külla uued inimesed, et siis nende puhul põhimõtteliselt läksimegi, koputasime uksele ja rääkisime oma loo ära, nad on kambas. Et pigem ta tuli lihtsalt, sest keegi ei läinud nagu otsusega, et võtame küla kokku, et teeme niisuguse asja ära, vaid pigem kuidagi sujuvalt, et saame tuttavaks ja teeme saunaõhtu. Aga kui oleks sellist organisaatorit, nagu teie olete, siis tõenäoliselt ei toimuks seal külas, mis ma tean, et küla oleks vähe näoga. Võib-olla. Ma ei tea seda. Et ei oleks sellist ühiselt tehtud asju, et seal oleks ühised jaanituled ja oleks ütlesid välja, et see mere koristamine, siis sellist üritust tõenäoliselt väga keegi oma initsiatiivil seal loodus tühja kohta ei salli, et siis nagu tuleb järgmine võib-olla, kes võtab või kasvab kinni, et jah, kindlasti jah, selles mõttes, jah, et nagu ma tegelikult alustasin, et kui kellelegi antakse mingi roll, et et näiteks, et mis Linia Sööderbi külas on ju, et seal on põhimõtteliselt üks pere on ju, et kui meil oli rahvamajas kohtumine ka külades, siis nagu teevad, jah, ma lähen koju, arutan külaga läbi on ju, üks pere. Ehk et kui anda jah kellelegi see roll, et siis ilmselgelt ta jah, et niimoodi nagu, et see peab tulema lihtsalt kuidagi nagu enda tahtest ja motivatsioonist, kirest, et teha neid asju. Aga kas oled tehtud korral? Jah. Jah, väga, meil on väga äge küla, meil on väga äge kogukond. Et jah. No, otsa. Et igasse külasse oma külaseltsi oma sada inimesega. Jaa, aitäh. Küll see korda siin lendab, aitäh.